Tere õhtust! Mina olen Tiit Tammiste, EMT tehnoloogiadirektor ja tundub, et mina olen siis see, kes on teie ja nende ilusate auhindade loosimise vahel. Aga prooviks ikkagi natukene siis nutitelefonide ja nutimaailmast rääkida. Ma alustuseks panin siia sellise intrigeeriva slaidi, mis küsib, et mis siis sellest tehnoloogia arengust saab. Kas see tehnoloogia areng on meie elu üle võtmas või ta on meie elu rikastamas, et mis see siis tähendab? Kui me vaatame fakte, siis täna on Hiinas juba 1 miljard nutitelefoni, aga arvuteid on seal ainult mõnikümmend miljonit. Kui me vaatame seda, mis toimub sotsiaalmeedias, siis Lady Gaga oma kuulsa videoga Bad Romance sai nädala jooksul 470 miljonit vaatajat, kust veel sellist audientsi saada. Kui me vaatame seda, mis iga päevaga internetist läbi voolab, siis umbes 168 miljonit DVD-d läheks vaja seda, et seda salvestada. Samas Facebook 172 miljonit inimest iga päev seal salvestab 250 miljonit pilti. Kuidas me sellest asjast üle käime? Vaatasin hommikul huvi pärast uudised üle, et mida meie valdkonnas uudistest kuulda on. Pealkirjad olid üldiselt üsna õudust tekitavad. E-raha Bitcoin kukkus 2,5 korda ühe päevaga. See tähendab seda, et virtuaalne võimalus rikkaks saada on paljudele lõppenud. Google Street View paljastab petised. Leedu maksuamet on alustanud varifirmade otsimist Google Street View piltide alusel. Päris jube. Ja teistpidi vaadata seda, et mis meie võimed on, siis inimesel on umbes 70 000 mõtet iga päev. Silma pilgutamise muskel on küll kõige kiirem muskel üldse inimesel, aga 80% infost peab läbi nende 2 ava inimese pähe mahtuma. Ja samas me suudame oma ajumahust ainult 35% ära kasutada. Nii et mis see tehnoloogia meiega teeb? Aga prooviks natukene vaadata, kuhu meie tööstusharu on minemas. See pilt on tehtud sel sügisel Gartneri konverentsil keynote'i ajal. Umbes 2 aastat tagasi, kui ma olin seal samas konverentsil, siis need härrased on muuseas Euroopa suurimate firmade IT-juhid. Need härrased olid seal nahkportfellitega, nahast kantega mappidega ja proovisid kõike pastakaga kirja panna. Sel sügisel ei näinud me ühtegi mappi, ei näinud me ühtegi portfelli. Midagi on juhtunud. Juhtunud on see, et mobiilsed seadmeid on maailmas hästi palju. Täna me ütleme seda, et mobiilseid ühendusi ehk SIM-kaarte sisaldavaid seadmeid on maailmas enam-vähem sama palju, kui on inimesi. Umbes pooled maailma elanikest on mobiilifirmade kliendid. Kui me mõtleme selle üle, mis toimub Aafrikas, mis toimub Aasias, siis see on väga suur arv. Juba 1,6 miljardit on neid inimesi, kes kasutavad igapäevaselt mobiilseid sidevõrke ja juba 62 miljonit täna ka neid, kes kasutavad ülikiiret LTE-võrku. Me vaatame, mis juhtub mõne aasta pärast, siis need arvud kasvavad väga kiiresti ja eriti just mobiilse datakasutajad. Siin paremal pool on näha ka data prognoositav kasv, kui palju andmeid mobiilivõrkudest läbi läheb. See on umbes 12 korda järgmise 4 aasta jooksul. Ausalt öeldes mina seda ennustust ei usu. Ei usu sellepärast, et kõik eelmised ennustused on aia taha läinud. Eelmised ennustused sama perioodi kohta on olnud oluliselt suuremad, aga tegelikkus on veel hullem. Tegelikkus kasvavad need datamahud veelgi kiiremini.
2011 viidi USAs läbi uuring, küsiti inimeste käest, et millest te olete nõus loobuma, kui teile antakse nutitelefon. Umbes 70% inimesi jättis kohe korra pealt joomise maha, paljud loobusid šokolaadist, kohvist, kolmandik inimesi olid seksist nõus loobuma isegi ja oli päris palju neid, kes ütlesid, et nad on oma hambaharjaga nõus ära andma. Sorry, ma unustasin öelda, et tegelikult vahetus tehti 8 nädalaks ainult. Aga tegelikult selle slaidi mõte, et mida inimesed seal nende mobiilsete seadmetega teevad. Enamus täna oskab sealt e-maili lugeda, oskab veebi brausida, aga väga kiiresti kasvab sotsiaalvõrgustike kasutamine, kasvab igasuguste andmete allalaadimine ja ka tegelikult upstream on asi, mis läheb üles. Ehk see on niivõrd lihtsaks tehtud teha üks videolõik, teha üks pilt ja see kohe kiiresti sotsiaalmeediasse üles laadida. EMT kõige suurem väljakutse on lauluväljakul toimuvad massiüritused. Kui meil paar aastat tagasi oli kõnekanalitega seal probleemi, siis nüüd lauluväljakul räägi nii palju kui tahad, aga data on umbes kohe, sest kõik laevad midagi üles. Mina olen nõukaaegne inimene ja mind on õpetatud seda, et siis, kui ühed ei taha enam vanamoodi ja teised ei saa enam vanamoodi, et see on revolutsiooniline situatsioon. Ma arvan, et me oleme sellise meie tööstusharu revolutsiooni künnisel, kus tegelikult PC kui formfaktor kaotab oma tähtsuse ja me liigume järgmisse põlvkonda. Miks ma rääkisin sellest revolutsioonilise situatsiooni definitsioonist, ehk enamus meie tööstusharu suuri muutusi on nii tulnud. Kui me meenutame 80-ndaid, kus tulid PC-d, siis enamus inimesi kõigepealt laadisid sinna mängud, siis laadeti sinna tekstiredaktor, öeldi, et kirjutusmasinat asendab päris hästi. Väga vähesed olid need, kes julgesid Exceli seal käima panna ja arvasid, et see on mängu asi. Läks umbes 10 aastat mööda, siis hakati rääkima klient-server arhitektuurist ja väga paljud ütlesid selle peale, aga mu Exceli failid ja minu Accessi failid on kõik minu masinas, kuidas ma neid siis nüüd kuskilt kaugelt hakkan nüüd lugema, et see on mängu asi, see ei vii kuskile. Läks veel 10 aastat mööda, siis hakati rääkima seda, et aga internetibrauser on see, kuhu me kõik oma rakendused toome. See mull lõhkes nii suure pauguga, et väga paljud kiiresti rikastunud inimesed jäid oma rahast isegi ilma. Täna me ei kujuta ettegi, et me ilma brauserita suudaksime elada. Nii et ma arvan, et nüüd me oleme seal. Ja teistpidi, kui me vaatame seda pilti, kus on Microsofti Surface, mis on suhteliselt klassikaline tahvelarvuti, siis enamusel neist on mingisugune dokk või mingisugune saba vähemalt, mis lubab teda enam-vähem vertikaalsesse asendisse laua peale panna. Enamusel on ühel või teisel viisil temaga ühenduv klaviatuur kaasas. See ongi tegelikult see laptop. Aga ta on lihtsalt tehtud nagu mugavamaks kaasas kandmiseks. Ma ei väida seda, et me asendame oma laptopid ja lauaarvutid tahvelarvutitega. Pigem see, mis juhtub, on see, et me hakkame tööle paljude ekraanidega ja see, millist ekraani me parasjagu kasutame, sõltub väga palju sellest kontekstist, kus me viibime. Ehk me räägime nii-öelda 4 ekraani sündroomist. Meil on endiselt laptop või lauaarvuti selleks, et neid keerukaid Exceleid luua, mingisugust sisu luua, sest klaviatuuri ikkagi mõistuspäraselt ei ole mobiilsetele seadmetele siiamaani suudetud panna. Üldiselt on klaviatuur üks kõige vanemaid arvutiga ühenduvaid seadmeid ja siiamaani ei ole keegi leidnud mingisugust väärilist asendust sellele, sest ta on tõesti ka üks kõige ebamugavamaid. Teistpidi on meil nutitelefonid, teistpidi on meil tahvelarvutid ja kindlasti ei tohi me ära unustada ka seda kodust telekaekraani. Sest täna, kus me räägime IPTV võidukäigust, siis väga selgelt see kodune ekraan on ka tegelikult üks terminal, kuhu me saame oma sisu ette võtta. Barjäär nende seadmete soetamiseks on väga madalaks aetud.
kui siiamaani IT-tööstuses oli ühe niisuguse korraliku laptopi soetamine oli korralik investeering ja seda kaaluti hoolega, siis tänaseks on tänu telekomi ja IT ristumisele on tegelikult telekomi mudelid ka IT-maailma tulnud ja need seadmeid saab väga odavalt kätte. See ei tähenda seda, et telekomi operaatorid tulevad neid seadmeid kinni maksma, vaid see ärimudel on rohkem selles, et selle seadme hind jagatakse mingisuguse perioodi peale ja see perioodi kuumakse ei ole niivõrd koormav, kui oleks see ühekordne investeering seda seadet hankida. Nii et see 1 euro ja hakkame tööle, et see on tegelikult väga hästi mõjunud sellele, et inimesed on hakanud rohkem endale seadmeid soetama. Võrgud on täna, kui me räägime LTE võrkudest, siis me suudame täna pakkuda õhust tegelikult samasugust kasutajakogemust, nagu see on enamusel kontoris või kodus traadi otsas. Ja see tähendab seda, et me oleme esimene kord jõudnud ka sinna maani, kus võrgu kiirus ei ole enam piirav meie jaoks. Ja loomulikult see kogu suur hulk äppe, ehk keegi ei mõtle täna enam selle peale, et ma pean nüüd hakkama kuskilt mingit äppi otsima, mingit rakendust seda progema, seda on kõige lihtsam minna otsima App Store'ist ja see teeb selle elu lihtsaks. See tähendab seda, et tegelikult sisenemine sinna maailma on tehtud suhteliselt lihtsaks. Gartner, kes on niisugune analüütikute firma, mis tegeleb maailma suurimate IT-tarbijatega ja nende IT-osakondade nõustajatega, on väga palju rääkinud igasugustest haipidest ja ta on ise tunnistanud, et need 4 asja, mis siin tahvli peal on tema jaoks olnud pikki aastaid haibid. See on mobiilsus, see on sotsiaalmeedia, see on pilv ja see on big data. Aga nüüd me oleme esimest korda jõudnud sinnamaani, et kui vaadata neid 4 haipi koos, siis nad hakkavad maailma muutma. Ja ma prooviks nüüd käia järgnevalt läbi kõik need 4 ja selgitada, miks see nii on. Alustaks mobiilsusest. Nagu ma ütlesin, et me oleme esimest korda jõudnud sinnamaani, kus me suudame pakkuda kiiruseid, mis on võrreldavad või paremad traadi otsas olevast kiirusest. 93. aasta oli see, kus mobiiltelefonist saadeti esimene SMS. See oli ilmselgelt esimene datarakendus mobiiltelefonis. Kuskil aastani 2002 tegelikult, kus üritati kuidagimoodi internetti emuleerida mobiiltelefonides, oli selline asi nagu VAP. Aga keegi seda eriti kasutada ei tahtnud, et enamus kasutajaliideseid ehitati ikkagi üles SMS kasutaja peale, sest nii oli tolle hetke kiiruste juures lihtsam. Siis tuli 3G ja siis hakkasid kiirused järsult tõusma ja täna tuleb järsk kasv. Täna me oleme võimelised oma olemasolevates võrkudes hetkel EMT-võrgus näiteks 150 megabitti sekundis pakkuma, üsna varsti liigume 300 peale ja oleme oma tarnijate juures juba laboris näinud suuremaid kiiruseid kui gigabitt sekundis. See ei ole kuigi kaugel, ma arvan, et umbes aasta tänasest, kus me hakkame ka siin Eestimaal loomsaid katseid tegema. See tuleb nii ehk naa. Aga ma arvan, et palju olulisem nendest kiirustest on tegelikult see hilistumine. Et siiamaani on väga palju takistanud mobiilseid sidet andmesideks kasutusele võtmast just see latency probleem. Täna LTE võrk on esimene, kus juba räägitakse 10 millisekundi piirimaile olevast hilistumisest. Loomulikult jah, näiteks mängurid ütlevad, et see on vahva, et nüüd mind ei lasta maha, kui ma üle mobiilvõrgu mängin, sellepärast, et ma ei suuda reageerida. Aga tegelikult on sinna palju kavalamaid rakendusi võimalik taha ehitada. Üks näide näiteks Rootsi Kuningliku Tehnikaülikooli juures on Volvo ja Ericssoni insenerid püüavad leida lahendust probleemile, et lõpetada ära tagant otsa sõitmine liikluses. Nimelt nende teooria on see, et kui ühendada auto ABS-i süsteem
mobiilivõrku ja kui järsk pidurdamine, info selle kohta suudetakse ümbritsevatele autodele anda edasi kiiremini kui 24 millisekundit, siis tegelikult on tagasõitev auto võimeline tegema avarii pidurduse nii, et ta otsa ei sõida teisele. Võrdluseks inimene kuskil suudab reageerida kuskil 50–70 millisekundit. Kui see inimene parasjagu räägib telefoniga või toimetab millegi muuga, siis on see mitusada millisekundit. Tegelikult väga suure inimkonda vaevava probleemi suudaksime ära lahendada. Sotsiaalmeedia. Me oleme harjunud seda, et Facebook on see koht, kus me oma emotsioone välja laeme ja Facebook on see koht, kuhu inimesed või kuhu firmad toovad oma reklaame. Aga tegelikult me ei kasuta selle Facebooki kõiki võimalusi ära täna veel. Ehk see on tegelikult see koht, kus me saame võtta sellise kaugsuhtluse kaasa sellistesse keskkondadesse, mis ilmselgelt ei võimalda seda muidu või vastupidi tuua tõesti see elamus endale koju kätte. Ja tegelikult, kui mõelda seda, et missugune andmestik sellest maha jääb, see ongi see sama big data. Et kui me seda analüüsida suudame, siis tegelikult ma arvan seda, et järgmine tööstusharu, mis tänases toimivuses kokku kukub ja uutmoodi tegutsema hakkab, on reklaamitööstus. Et jälgige hoolega, kui keegi hakkab uutmoodi reklaamitööstust püsti ajama, siis ostke aktsiaid, tasub kindlasti ära. Cloud. Minu jaoks on cloud siiamaani olnud tegelikult üks väga hea vahend, kuidas datacentri automatiseerida ja kuidas teha teda kiiremaks, operatiivsemaks muudatuste tegemist ja inimeste jõudlust tõsta. Tegelikult seesama 4 ekraani sündroom toob esimest korda ette selle, et meil on vaja tegelikult cloudi selleks, et oma andmeid jagada ja neid andmeid jagada just nii, et me ühes kohas töö lõpetame, siis järgmises kohas hakkaks ta täpselt samamoodi edasi, et me oleksime kogu aeg sünkroonis. Siin on kindlasti väljakutse mobiilioperaatoritele, sest kui me vaatame seda, kes täna sellist personal cloudi pakuvad, siis need on kas suurfirmad, Microsoft, Apple, Google, kelle monopoolse võimu kätte me väga hästi oma sensitiivseid andmeid usaldada ei taha. Teistpidi on need startupid nagu Box või Dropbox, kes on küll teinud väga head rakendused, aga me ei ole väga kindlad, kas me julgeksime oma sensitiivseid andmeid nende kätte anda. Samas mobiilioperaatorite kätte oleme me need andnud juba kas tahes või tahtmata juba pikka aega. Ehk mobiilioperaator on esimene, kes teada saab sellest, et teil on armuke, see saab teada sellest enne kui teie ema, enne kui teie naine, enne kui teie teised armukesed ja te usaldate meid selles. Loomulikult on siin ka challenge'id ja just andmete turvalisuse ja vahetamise osas. Üks mu hea sõber, ühe panga IT-juht ütles, et tema kõige suurem probleem on see, et kui ta ostab arvuti, siis ta peab täpselt sama palju kulutama, kui selle arvuti hind kulutama veel selleks, et enamus funktsioone seal arvutites kinni keerata. Nüüd me teeme selle kinnikeeramise elu veel keerulisemaks ja kui me mõtleme, et siia on veel tulemas juurde NFC, igasugused muud vahvad faili vahetamise võimalused, siis see tähendab seda, et turvalisusele me peame hakkama mõtlema teistmoodi. Kraanide kinnikeeramine ei ole enam kindlasti lahendus. Asjade internet. Väga paljude seadmetega hakkavad äpid ühenduma. Neid standardeid on täna palju, neid võimalusi on palju. Esimene oli Bluetooth, mis tuli. Bluetoothi häda oli see, et väga keeruline oli seda ühendust teha. Väga palju täna loodetakse NFC-le ja just NFC turvalisusele, et see võiks olla see hea lihtne viis, kuidas asju ühendada mobiilivõrkudega. Asi, millest ma veel tahaks rääkida, on turundus, on rakenduste turundus. Kui siiamaani IT-s on olnud klassika see, et kui te tulete tööle, saate oma arvuti,
siis IT-osakond laeb sinna peale mingisugused rakendused ja siis järgneb sellele repressioon. Te annate allkirja dokumendile, mis ütleb, et te jumala eest sinna mitte midagi muud ei installeeriks. Tuleviku olukord on vastupidi. Teil on vabadus App Store'idest otsida mida tahes ja IT-osakond peab endale turundusjuhi palkama, kui ta tahab, et midagi ka tema varasalvest sinna installeeritaks. Inimesed vaatavad seda, mis on mugavam kasutada, mis on lihtsam ja väga raske on jõuga peale suruda mingisuguseid rakendusi. Mis on siis need valdkonnad, mis drive'ivad seda muutust ja mis võiksid sellest võita? Connected living, selline lai mõiste. Ühtepidi võime tõesti mõista seda, et meie kodu muutub rohkem juhitavaks, rohkem jälgitavaks, aga see on tegelikult palju laiem. Kindlasti on tervishoid see, kus on väga palju teha. Kas või kui me mõtleme selle peale, no nii, Swiss Hotel tuli hoopis tükis siia. Ma räägin edasi, juba häkivad. Kindlasti tervishoid, kui me mõtleme tänastele järjekordadele arstide juures, siis kaugdiagnostika kindlasti aitaks siin abiks. Haridus, gümnaasiumid Eestis pannakse kokku ja viiakse kuskile maakondade keskustesse, miks lapsed peaksid oma kodudest välja minema, sama hästi võiks kaugkoolitusega tegeleda. Kindlasti on mobiilkaubandus see, mis hakkab hästi kõvasti arenema ja natukene räägin hiljem ka sellest, mida me oleme tegemas siin Eestis mobiilse rahakoti osas. Ma arvan, see on see koht, kus NFC oma turvalisusega pakub hästi palju võimalusi. Ja kindlasti selline kommunikatsiooni pool, GSMA reklaamib sellist brändi nagu Join. Ehk kui siiamaani mobiilioperaatorid ütlesid seda, et Skype ja MSN ja sellised sotsiaalmeedia ja suhtlusvahendid on meie konkurendid, siis täna on tegelikult leitud see koht, et tegelikult võiks olla keegi, kes need kokku integreeriks ka inimese igapäevase kontaktinimestikuga ja sealt sellist ühtset haldamist võimaldaks. Kindlasti teeb elu oluliselt lihtsamaks. Toon lõpetuseks mõned näited elust, mismoodi neid asju võiks kasutada. Kui me lähme võõrasse linna, siis vanasti oli see, et esimene asi tuli kuskilt kaart leida, tuli kuskilt infopunkt leida, siis täna on see palju lihtsam. Kaart on meil olemas, me teame täpselt, kus me asume, me saame teada ka seda, kes on enne meid seal käinud, saame selle kogemuse, me saame teada seda, kes on meie lähedal parasjagu meie tuttavatest, mis on nendes hoonetes meie ümber, kuhu viib see buss number 43, ehk oluliselt lihtsamaks teeb see reisimise. Üks tehnoloogia, augmented reality ehk selline rikastatud reaalsus aitab seda veelgi rohkem edasi viia. Kui idee on siin väga lihtne, kokku on integreeritud mobiilseadme kaamera ja GPS ja andmebaas ja sisuliselt, kui te olete näiteks mingi turismiobjekti juures, suunate kaamera sinna objektile ja selle peale hakatakse teile rääkima sellest objektist või näitama mingit videot või näiteks seal samas väljakul võib sinna juurde panna ka reklaami ja öelda seda, et siin nurga taga on baar, et me teame, et sa oled siin, kui sa läbi astud, sa saad discoundi, jällegi üks koht, mis muudab väga oluliselt reklaamimaailma. Selliseid asju kasutatakse palju. Kindlasti teist paljud, kes on iPhone'i kasutavad, on proovinud Sirit. Üks näide, kui te tulete, kuidas Siri kokku ühendatud robot tolmuimejaga, mis siin vasakus pool on väga usin ja hea koduabiline, te tulete koju, ütlete Siirile, et Siiri, ole hea, pühi mu põrand puhtaks. Selle peale Siiri ütleb, et jaa, aga ma tean, ma vaatasin su kalendrisse, et sul tulevad külalised, ma juba tegin seda. Või näide elektroonikapoest. Täna me läheme oma elektroonikat vaatame, mõtleme, mida me ostame. Ostame Sonyt, ostame Samsungi, võrdleme, valime.
aga nüüd me läheme elektroonikapoodi ja nad suhtlevad meiega. Üks ütleb, et ta on vaadanud minu sotsiaalset graafikut ja ütleb, et 78 sõpra ütleksid, et ma olen veel vingem vend, kui ma selle seadme ostan. Teine ütleb seda, et see, mis sul juba kodus on, et see sobib just minuga kõige paremini kokku. Ja selle peale ütleb kolmas, et aga mis siin üldse rääkida, et ma olen juba liisinglepingu valmis teinud, et võta mind kaenlasse ja vii mind koju. Kuidas me siis nüüd nagu seadmeid valime, mis see tegelikult tähendaks. Või üks väljavõtte sellisest Facebooki kirjavahetusest. Jõudsin New Yorki, panin kirja, et ma olen New Yorki jõudnud, selle peale ütleb O2 Arena, et tee kähku. Ainult 38 piletit on järgi jäänud Radioheadi kontserdile. Ja minu BMW, keda ma hellitavalt Moonikaks hüüan, ütleb, et kurivaim, sõitsid New Yorki, aga õli jätsid mul vahetamata. Ja siis minu naine ütleb, et teisipäeval on meil õhtusöök, mida tuletab meelde ka Siiri ja siis tuletab mulle meelde seda restoran. Et tundub, et sellele peaks tõsiselt reageerima ja siis kõige lõpuks ütleb Ark veel, et su juhiload on ka veel kehtivus ära kaotanud. Et see on nüüd see, mismoodi tegelikult minu elu juhitakse. Kas see on mu elu üle võtnud või juhib, see on küsimus. Räägiks natukene ka NFC-st ja sellest, mida me tegemas oleme. NFC ehk nii-öelda eestindatuna lähivälja side on siis raadiolahendus, mis lubab kahel seadmel ennast kuskil niimoodi paari sentimeetri kauguselt turvaliselt ühendust pidada ja protokolle vahetada. Tema eeliseks võrreldes teistega on see, et sinna on tõesti võimalik turvalisust väga hästi turvaelemendi kaudu sisse ehitada. Neid variante on mitu, kas see turvalisus on SD-kaardiga kaasas või on see turvalisus juba aparaati sisse ehitatud, nagu ta täna Google'i telefonidel on. Aga tundub, et kõige rohkem hakkab levima ikkagi see, kus turvaelementi hoitakse SIM-kaardil. Ja see tähendab seda, et tegelikult me võime panna oma igapäevased asjad väga rahulikult sinna SIM-kaardile nii, et me saaksime sama suure turvalisuse, nagu meil on täna krediitkaartide ja maksekaartidega. Sisuliselt tähendab see seda, et me oleme võimelised looma ühe virtuaalse rahakoti, sinna sisse panema kõik oma maksekaardid, sinna sisse panema kõik oma kliendikaardid, mis meil kuskil sahtlipõhjas või auto kindalaekas vedelevad, sinna sisse panema oma võtmed, oma identiteedid ja neid väga operatiivselt, elektroonselt ja väga mugavalt kasutama. Käisin ühel konverentsil, kus Visa IT-juht esines ja tema ütles väga enesekindlalt, et kõik need lapsed, kes sünnivad aastal 2016, kui nemad kasvavad, siis neile on väga raske selgeks teha seda, mis asi on nahast rahakott, sest nad ei oska aru saada selle asja funktsionaalsusest. Täna on Eestis oleme jõudnud nii kaugele, et EMT koos 4 pangaga ja veel paari partneriga on valmistamas ette sellist maksekaardi pilooti, millega loodame juba lähinädalatel piiratud mahus välja tulla. Ja ma arvan, et sealt edasi on tee lahti suhteliselt kiiresti neid tehnoloogiaid juurutama. Ja ma arvan, et teine asi, kus me Eestis oleme tõsiselt mobiiltehnoloogiates esirinnas, on mobiilne identiteet. Ehk mobiilideed käiakse uudistamas ja väga ihaldamas. Täna on seda ka päris hästi eksporditud. Hetkel juurutatakse seda Aserbaidžaanis. Moldova oli see, kes sai sel aastal Barcelonas GSM assotsiatsiooni aastakongressil aasta mobiili-innovaatori riigi auhinna kogu selle tegevuse eest, mis nad on teinud, sealhulgas ka siis Eestist sisse ostetud mobiilidee. Nii et ma arvan, et meie tuleviku digitaalne identiteet saab olema ka väga selgelt mobiilsetes seadmetes ja juba üsna varsti. Aga see oli lühike ülevaade sinna tulevikku ja ma arvan, et see tulevik ei olegi nii kaugel, vaid see on saabumas kohe-kohe. Aitäh teile!
Aitäh. Kuna küsimus, millal tehakse esimene NFC-makse, siis... Kas ma pean täpse kuupäeva ennustama või? 6. mai kell 13.15. See aasta? Loomulikult. Võite hakata kihlvedusid sõlmima. Äkki on kellegi veel mõni küsimus? Mul on üks küsimus, et tänapäeval kõik tiibseadmed kasutavad raadiosagedusi ja raadiosagedused on üsna piiratud ja kuhu võitud objekti üle kogu maailma. Et kui palju see sageduste osa piirab või hakkab tulevikus piirama või mobiilseadmete kasvab meeletu seda kasutamist? Füüsiline piirus tuleb ette või olete seda hinnangut arvutanud? See sõltub kõik sellest, mis kiirused me saada tahame. Täna Eestis on muideks sagedustega väga hea operaatoritel on sagedusi päris lahedalt käes. Meil on enam-vähem igal operaatoril on igas vahemikus kuskil 20 MHz käes ja sealt me suudame siis täna 150 megabitti sekundis välja võluda. Nüüd tuleviku tehnoloogia on tegelikult see, kus me hakkame neid sagedusvahemikke kombineerima ja sealt me saame neid suuremaid kiiruseid, mis tähendab seda, et need sagedusvahemikud muutuvad seda rohkem meile ressursiks ja vajalikuks ressursiks ehk neid on vaja endale haarata. Kas nad meid piirama hakkavad? Ma arvan seda, et need sagedused, mis täna saadaval on ja mis on rahvusvaheliselt kokku lepitud mobiilside jaoks, see lähima 10-15 aasta jooksul ei hakka piirama. Sealt edasi ma ausalt öeldes ei julgeks ennustada ise. Ja ma mõtlesin just seda, et kui tihedalt kasustatud piirkondades vaadatakse või kuulatakse multimeediat, mis on üsna suure resolutsiooniga, et kas sellistes piirkondades võib tulla mingitule piiris lähituleviku ette? Kindlasti niisuguseid lokaalseid piire tuleb. No nii kui ma ennegi tõin näite, eks ole, et meil on lauluväljakul on tõsine probleem, aga üldiselt tänase sagedusressursi juures on targalt võrke ehitades on võimalik nii teha, et selline meie kliendibaas, keda me teenindama peame, saavad ikkagi rahulikult toimetada, et eeldusel, et nad ühe tugijaama alla kõik kokku ei jookse. Lähiajal mäletan, et meil on olnud Eestis ulatuslik küberrünnak, tähendab, et kuskil kuskil kerge maha võtta, võiks öelda niimoodi. Ja on olnud ka, Eestis on paha kohtusi. Ütleme, kas saate öelda, kui palju Eestil ja teil on nii-öelda varuühendusi maailmaga, et millest kui palju me see sõltume, kui palju meil seda läbikukkumishirmu muu maailmaga ühendust on? Neid ühendusi on ju suhteliselt teada, et neid ühendusi välismaailmaga on ühe käe loetud sõrmede peal, et ega neid rohkem ei ole. Ma ei usu nüüd seda, et mingisugune selline rünnak, mis nad nüüd pikaks ajaks ja jäädavalt maha võtaks, on siin hetkel võimalik. Ma arvan, et pigem täna on suurem oht see, kus hakatakse infrastruktuuri ründama selle eesmärgiga, et tekitada paanikat rahva seas. See tähendabki seda, et ei tulda mitte meie välisühendust katkestama, vaid tuldaksegi sedasama mobiilside võrku maha võtma, sedasama pangaautomaati häirima, sedasama mingisugust automaatikat häirima. Et see on minu meelest palju suurem oht ja õnneks on riik siin päris tublisti selle asja ette võtnud. Kriitilise infrastruktuuri taastamise ja püsivuse seadustik on päris hästi olemas ja selle rakendamisega praegu usinalt tegeletakse. Nii et ma arvan, et siin me võime üsna julged olla. Nii, aga nüüd ma tunnen, et ma olen tõesti auhindade jagamisel jalus. Aitäh sulle! Aitäh!